Tere! Tänase video eesmärgiks on tutvustada Eesti uksekäsipuude tootja Demantec digitaalset tootekatalogi Broadleaf keskkonnas. Kui Broadleaf on teile alla laetud, ilmub töölauale roheline ümbrikumärk Broadleaf Manager. Käivitades see, avaneb esmane vaade Broadleaf töölaua kasutajaliidesest. Siin on näha kõik kataloogid, mis on Broadleaf keskkonnas saadaval. Valin siit Demantec kataloogi ning klikin esmalt raamatu ikoonile. Seejärel avaneb vasakul pool vaade. Siit on näha, millisesse kategooriasse Demantec kataloog kuulub, mis keeles kataloog on ja mis tarkvaradele on tugi. Antud juhul siis AutoCAD tarkvarale ja Revit tarkvarale. Valiku Options alt on võimalik kataloogi uuendada, teha töölaua otseviide või siis ka kataloogi maha laadida. Vajutades raamatu kõrval olevat kolmnurkset noolenuppu avaneb Demantec tootekataloog. Kataloogis on olemas kogu uksekäsipuu tootja Demantec tootevalik. Iga tootegrupiga on kaasas illustreeriv pilt tootest ning tabelina on välja toodud kindla tootesarja erinevad tüübid. Tabelis on näha toote kohta käiv spetsiifiline informatsioon. Tabeli kõrval on pilt tootest koos mõõtudega, mis annab hea ülevaate, mis parameeter tähistab millist kohta. Lisaks on ära näidatud, kas konkreetsel mõõdul on kaasas ka CAD-fail või mitte. Kui teil on arvutis olemas PDF-tarkvara, saab kasutajaliidesest kohe otse vaadata kataloogiga kaasas olevat PDF-sisu. Näiteks tootejoonis, tootekataloog ja paigaldusjuhend. Kui arvutis on olemas ka AutoCAD, saab siit otse avada ka AutoCAD joonise. Edasi liigume AutoCAD. Broadleaf töötab add-inina AutoCADile. Kui minu valitud kataloog on olemas AutoCADi toega, saan selle kataloogi otse AutoCADist avada, klikkides Broadleaf, Libraries ja valides siit näiteks Demantec. Valides siit näiteks Classic Oak ja võttes esimene valik ja võtan tabelist esimese mõõdu PK2 632, millel on taha märgitud ka CAD ning sisestan valitud joonise endale otse AutoCADi. Teise näitena võtan Metropol Old ja Metropol Old SFOE ja võtan teise valiku SFOE 620/40, millele on taha märgitud CAD ning sisestan AutoCAD joonise endal AutoCADi. Nagu näha, paar hiireklikki ja joonised on mul AutoCADis olemas. Kataloogi näol on tegemist lihtsa ja efektiivse tööriistaga, mis aitab õigesti kasutamisel nii materjali tootja kui ka projekteerija ning arhitekti töös vaieldamatult palju aega kokku hoida. Edasi liigume Revit tarkvarasse. Broadleaf toimib Revit tarkvaras, samamoodi add-inina nagu AutoCAD puhul. Näidiseks on siin üks lihtsustatud hoonemudel, millel on mõned aknad ja uksed. Valin Broadleaf, valin Demantec tootekataloogi ja avan selle otse Revitist. Kui kataloog on avatud, valin näiteks tootesarja Elegance Oak ja võtan Elegance Oak PK3K. Valin näiteks mõõdu PK3K 832 ning klikin Revit ikoonile ja panen Insert ning sisestan valitud mudeli endale otse Revit projekti. Klikkides sisestatud uksekäsipuu peale näeme nende mudelitega kaasas käivaid võimalusi. Esiteks saan valida ja muuta uksekäsipuu materjali. Näiteks standard IC304 poleeritud asemel saan valida Premium IC316 harjatud. Või saan valida näiteks millisest puidust käepidet soovin. Standardvalikus on naturaalne tamm, aga näiteks soovin kas pruuni tamme või musta. Lisaks on uksekäsipuuga kaasas ka väike infokilt. Klikkides Edit Type'ile on näha tootja info. Siin on näiteks tootja nimetus, tootja koduleht ning mis sarjast on see uksekäsipuu. Lisaks on ka info, et kui sobivat käsipuud kataloogis ei leidu, tuleb võtta ühendust demantec@demantec.ee e-mailil ja koos juba välja nuputada teile erilahendus. Valitud uksekäsipuu tüüpi saab muuta ka otse Revitist. Klikkides vasakul olevale rippmenüüle ja valin sealt näiteks mõne teise mõõdu, näiteks
832 asemel 632. Kuna ukse käsipuu on parameetriline objekt, muutub see kohe vastavalt valitud tüübile. Kokku on Diamantec tootekataloogis üle 800 erineva ukse käsipuu konfiguratsiooni võimaluse. Seetõttu tõenäoliselt leidub siin õige käsipuu igale maitsele. Lisaks eksisteerib ka võimalus tutvuda kataloogiga otse Prodlib veeblib keskkonnas. Kui lähen prodlib.com lehele, valin sealt veeblib ning otsin tootjate seast Diamantec ja valin näiteks tootesarja Elegance ja valin Elegance Oak ja võtan näiteks PK3K ja võtan esmase valiku 632. On näha ka veebis selle toote pilt, selle tootega kaasas käivad parameetrid ning saab otse alla laadida ka Revit mudeli, AutoCAD joonise kui ka tootejoonise, tootekataloogi ja paigaldusjuhendi. Kuid siiski mugavaks ja hõlpsaks kasutamiseks soovitame Prodlib töölaua rakendus endale paigaldada ning laadida alla meelepärase tootekataloogi.